see on Sofia. Mis kell on? Kas ma magasin sisse? Kell on 5:30. Sa tahad öelda, et poole tunni pärast on vanaisa pulmad? Hommikul. 5:30 hommikul. On ju ilus, Kleit? Sofia, mine magama. Mul ei ole und. Siis sa väsid õhtuks nii ära, et pulmapidu ei näegi. Olgu, ma magan veel natuke. Ja võta Kleit ära, kui sa voodisse lähed. Läheb kortsu. Kärt, kas vanaisa sõidab peale pulmi ära? Nad sõidavad Maretiga ümber maailma reisile. Ma ei usu, et nad mind kaasa võtavad, aga küsida ikka võib. Kui ma uuesti ärkasin, oli ema minu Kleidi ka toolileenile valmis pannud ja kingad samuti. Kell oli juba 1. Kuidas ma nii kaua magada sain? Kas me peame juba minema hakkama? Varsti me lähme aitame veel Maretil viimaseid ettevalmistusi teha. Juuksur on praegu seal. Kus issi on? Issi on vanaisa juures. Keegi peab vanaisa ka aitama riidesse panna. Vanaisa oskab ise ka. Mareti ja Mari juures oli pruudi kaunistamine täies hoos. Oi, vanaema, sa oled nii ilus. See on tõesti ilus, Kleit. Sa oled nagu muinas jutust, kus on haldjast ristiema. Sofia, palun, siin on sinu lillekorv. Mari, Kärt, teie kimbud on juba vanaisa juures. Kaua veel aega on? Mõned tunnid on veel jäänud. Meile pandi Mariga papiljotid pähe, et juuksed veel rohkem lokki läheks. Sofial polnud seda muidugi vaja. Kuigi ema tavaliselt ei luba mul kosmeetikat kasutada, siis nii erilise sündmuse puhul võisime natuke huuleläiget suu peale panna. Lõpuks oli aeg käes. Vanaisa köögis olid lillekimbud juba valmis. Pruudikimp oli muidugi kõige uhkem. See oli valgetest roosidest, freesiatest ja inkaliiliatest. Külalised, fotograaf, baaripanija ja muidugi vanaisa olid juba telgis. Mina lähen kõige ees ja viskan neid lilli maha ja kõnnin vanaisa juurde. Need on lillekroonlehed, Sofia. Nojah. Ja meie tuleme sulle Mariga järgi. Kus sõrmused on? Sofia saab need telgis enda kätte, kui on õige aeg. Valmis? Jah. Lähme siit.